saate vahepeal pihta vaadata. Ja see on üks väike osa loomingust ka, kus siis nii-öelda vahelduvad tööd, need on maalid, need on kõik maalid, need on käsitsi tehtud. Iga töö kallal tavaliselt kuskil aastakond jagu aega läheb. Ja lihtsalt vaadake ja imestage, mis ta nimed ka tulevad. Et siis, see on selline huvitav nagu loomeviis, mida mina kasutan. Et minu jaoks on piltide pealkirjad nagu teeviidad. Kujutage ennast ette, et te satute tundmatus kohas, nii-öelda pannakse maha, oletame, et olete tähtede vahel reisite ja pannakse suvalisel planeedil maha, kus te oskate minna, kui teeviitasid ei ole. Et minu jaoks on need pildid ka nagu planeedid, kus mina rändan ja reisin. Ja need pealkirjad annavad siis väikse suunise, et kuhu sa võiksid edasi minna. Sest et lihtsalt näiteks kas või siin lõvisid või seini maalida, seda tegelikult oskab igaüks. Iga titt saab sellega hakkama. Ette seente maalimisega, sest et seened on väga lihtsad maalida. Aga mis on seente sees peidus, see on tunduvalt suurem asi ja tunduvalt suurem maailm, kui pealt näha paistab. Aga see jutt oleks siis, keskenduksin sellele, et ma räägiksin minu loomingu ja kunstiloomingu, üldse laiemas mõttes kunstiloomingu omavahelisest koostööst, nimetagem seda niimoodi. Ja seente puhul ongi see asi, et ma kaua aega tagasi noore kunstnikuna olin väga ebakindel ja ma ei teadnud kuidas maalida. Ja iseenesest loomi on ka lihtne maalida mõnes mõttes. Aga seen on ju lihtsalt üks jumikas ja selle otsas on pool palli. Tavaliselt on see nii. Ta on selline hea kujund ja kui me mõtleme kultuuriajalooliselt, siis on millegi pärast on seened tõrjutud välja kristlikust religioonist kui hea ja kurja tundmise viljana. Väga varajased kristlikud teosed, kus on maalitud stseeni, kus Adam ja Eeva visatakse paradiisist välja, me teame seda kõik kui õunamotiivina. Õun, nagu me teame, on ümmargune, selle ümber saab rohkem mulje ajada, et see on tegelikult ideoloogiliselt mugavam kujund. Aga seen on keerulisem, seda enam, et seene erinevad liigid ja tema muud vormid ja värvid ja muu annab oma iseloomuga, annab ta nagu selliseid juhib rohkem nõuab endast jutu mull läks praegu natuke katki, aga idee on selles, et seal ei saa vassida. Aga varakristlikes maalides oli Adam ja Eeva paradiisiaias, kus nad andsid üksteisele üles seene. Ja miks see niimoodi on, et see on siis nüüd ümber muudetud, sest tegelikult on see ajalooline selline huvitav nüanss, eks ole, et jumal temaga, mis siis ikka, lõppude lõpuks meie jaoks vahet pole, hea ja kuri on ikkagi olemas. Aga just see, et millise kujundiga seda edasi anda, see tundub mulle endale lihtsalt väga põnev ja huvitav. Ja seentega on ka teisipidi nagu probleeme, et eks nad ongi mõnes mõttes nagu natukene hirmutavad. Teame neid igasügisisi juhtumisi, haiglast tohiks tegelikult sellest rääkida, kuidas keegi seenemürgituse saab ja edasi. Aga see on fakt, eks ole, ja seene söömine selles mõttes ongi selline julgustükk põhimõtteliselt. Ja ma tean, või olen kuulnud, et on mingisuguseid riike ja rahvaid, kus praktiliselt üldse seeni ei tarvitata, ei toiduks ega millekski muuks. Kuigi tarvitatakse värvimiseks ja vist oli mingisugusegi loomade selle, nagu saepuru kasutatakse selle sõnniku selleks imemiseks. Et otstarbeid on palju sellel tegelasel ja kui mõelda, et seen kui selline on ju tegelikult elus organismina ei loom ega taim,
ta on nende vahepeal ja kui ta suudab kõikide muude olenditega niimoodi vahvasti koostööd teha, siis see on tegelikult imetabane. Minu jaoks on selles mõttes seen nagu kõikide teiste elusolendite ühendaja. Ja miks mitte siis selle tõttu kasutada seda oma kunstiloomingus. Aga see kõik ei aita tegelikult nagu nendesse ideedesse edasi minna, et ma ise usun väga siiralt, et seened on tegelikult inimesi ka väga palju õpetanud. Keegi helistab. See on hea näide, mida seened meile on õpetanud, olla kogu aeg võrgus. Seene niidistik on tegelikult ju midagi muud kui võrk ja nad on hämmastavalt elujõulised. See, kuhu ulatuvad seene niidid, on viimaste aegade just teadussaavutuste läbi teada saadud, et tõepoolest et igal pool on nad. Me hingame neid sisse, nad elavad meie peal, meie sees, me oleme nendega, teeme koostööd põhimõtteliselt. Ei ole kohta, kus neid ei ole. Ja see on väga, väga äge teadmine, et siin samas raamatuski on tegelikult üks tore projekt, kus ma maalisin sitapotte ja kraanikausse, kasutades keraamilist portselani lõuendina, millest siis vormiti vastavad tooted. Aga jälle, olgeme ausad, tegemist oli puhtalt seene õpetusega inimestele, kuidas olla omavahel ühenduses. Sest et nii kraanikausi kui sitapoti all on toru. Toru, alguses on väike toru. See väike toru läheb suuremasse torru, see omakorda veel suuremasse torru ja torud on omavahel ühenduses ja sellest moodustub niidistik ehk seene niidistik, mille kaudu me jagame omavahel mõtteid. Küll teistpidi, aga nagu te teate, elu on oma olemuselt nõndavõrd absurdne, et miski pole võimatu. Minu vestlus oma vanaemaga avaldas mulle muljet selle koha pealt, et mu vanaema rääkis oma esimesest kogemusest, kui ta nägi lennukit esimest korda. Saate aru, et näha lennukit esimest korda, mis ei ole lihtsalt põhimõtteliselt võimalik. Selline asi ei saa olla olemas. Ja siis vanaema kirjeldas seda ja tänasel päeval on see midagi täiesti absurdselt jaburat, mõttetut hakata kellegi seletama, et tead, ma käisin lendamas ja midagi, et see on midagi erakordset. Ei, 20 aastat tagasi tundus ka nutitelefon täiesti ulme, täielik ulme. Täna on meil kõikides taskus, suhtleme sõpradega Jaapanis, kus iganes, terve maakera on meie päralt. Seened on teinud oma töö. Võrk on laiali laotatud. Nüüd on uus ülesanne. Sellest suurest tööst peab ju mingi kasu ka sündima. Miks seened meid õpetavad niimoodi? Miks nad tahavad, et me võrgus oleks ja miks nad tahavad, et me kogu aeg oleksime omavahel ühenduses, jagaksime omavahel infot? Hea küsimus. Mina ei tea. Mina olen ka tegelikult sellesse võrku pandud ja ma annan oma parima, et seente sõnumit teile edastada. Muuseas, vahepeal, ma vaatan, väga tore pilt on. Räägime natuke kunstist ka, seentest on juba jahvatatud. Selle pildi nimi on Leegitse sügis. Seda pilti maalisin ka, nii mõnedki kuud. Ja seda pilti ei ole enam. Ühe näituse käigus panin tule otsa, põletasin ära. Aga miks? Mitte, et ma oleks oma pilti sallinud või et ma oleksin tahtnud kellelegi liiga teha. Ei, lihtsalt tahtsin tõestada sellega seda, et vaadake, nii nagu käsikirjad ei põle ka pildid ja meie ettekujutlusviljad, mis meil pea sees elavad, need ka kuhugi ei kao. Ja need masinad, millega me teeme, kunstnik, mina olen bioloogiline masin, ma toodan pilte mõtetest, korjan välja, konstrueerin, kombineerin. Aga ma ei usu, et mul on väga suur vaba tahe, nüüd pannakse mulle pähe, ma pean seda lihtsalt tegema.
nii aga teiega, te teete ka neid asju, te arvasite, et te tulete ise vabatahtlikult siia täna loengut kuulama, tegelikult oli see juba ette määratud, pidite tulema. Šeen käskis. ja tegelikult ka kõikide nende teiste piltidega, tegelikult on täpselt sama lugu, et kunstilooming on oma olemuselt uskumatult naljakas asi. Kui kunstnik loob näiteks pildi, tekib nii-öelda teos, tekib kaup, tekib objekt, millega saab näiteks, mida saab muuseumis näidata, seda saab müüa, osta, vahetada, sellega saab mida iganes teha. Aga kas see pilt siis kaob ära, kui näiteks seda originaali ei ole? Pilt ju kaob ära. Pilt kui selline jääb ikka alles. Kujutage ette, kui mingil põhjusel meteoriit tabaks Louvre'i ja kõik see sekundiga muutuks tolmuks, kas need pildid siis kaoksid? Need ei kao kuhugi. Need on miljonid korda reprodutseeritud ja nad on oma töö teinud selles suhtes, et nii nagu seene käsk on, aja maniidid laiali ja jaga ennast. Aga see, kui su kübar juba paari päeva pärast mädaks muutub ja sa lahustud üldisesse metsapõrmu, siis see ei ole mingisugunegi mure. Et saab ennast korrata küll. Ja tegelikult see mingisugunegi ihalus originaali järele on tegelikult ju täiesti absurdne. See on umbes sama absurdne, kui ma tahaksin seda originaalgrippi saada. Et teised on kõik koopiad. Samamoodi on ka siis kunstis, et minu isiklik seisukoht on see, et ei pea teil olema selle kunstniku mingisugunegi higi ja vere ja pisaratega kaetud originaalteos, sest teil piisab plakatist. Ja samamoodi, kui me kuulame muusikat, me ju ei unista sellest, et see habemik Arvo Pärtsule unelaulu laulaks. Sa paned ikka plaadi sisse ja kuulad hea soundiga kõllidest seda muusikat. Et see loomingu koht on tänu viimase aja tehnilistele saavutustele eelkõige, mis on siis seente tõttu tekkinud, see suur tehniline progress, sest seened on loonud võrgustiku. Me elame väga õnnelikul ajal ja pange tähele, see, mis praegu on juhtumas, me lihtsalt ei kujuta ette, nii nagu minu vanaema ei kujutanud ette, et rauast kass võiks lennata ja viia inimesi ühest kohast teise ja kõik jäävad ellu. Samamoodi on meil ees ootamas väga põnev aeg, mis võib juhtuda juba 5 või 10 aasta pärast, me ei kujuta seda ette. Ja mina ennast pean suht viletsaks poeediks, aga ma suudan oma halbu luuletusi illustreerida päris kenasti. Mulle meeldib luule ja imetan seda, kui seda teised teevad ja ütlevad edasi sõnumid. Sest mõni mees võib kirjutada 7000 lehekülge ja ta ei ütle mitte midagi, teine mees ütleb 2 rida ja ütleb ära kõik. Et see on mõnes mõttes ime. Ja ma tahaksin teile nüüd lugeda ühe luuletuse. Kas meil on aega muidu? Et ma loeksin ühe luuletuse, mitte lõpuni, sest see on väga pikk. See on peaaegu 7000 lehekülge. Aga sellest luuletusest ma esitan teile ühe küsimuse, kui ma olen jõudnud vastava kohani ja siis me saame jutuga edasi minna. Luuletuse nimi on Kuidas olla täiuslik ja autor on Ron Padgett. Mingisugunegi hipi ta oli kunagi, jah. Ja kuidas olla täiuslik? Maga natuke, ära anna nõu, hoolitse oma hammaste ja igemete eest, ära karda seda, mida sa ei saa mõjutada, näiteks ära karda, et su kodu voriseb kokku siis, kui sa magad, või et keegi, keda sa armastad, kukub äkki surnult kokku. Söö hommikuti 1 apelsin, ole sõbralik, sest see teeb su rõõmsaks. Tõsta oma pulss 120 löögini minutis järjest 20 minuti jooksul 4 või 5 korda nädalas, tees midagi, mis sul meeldib. Looda, et kõik on võimalik, ära oota midagi. Hoolitse kõigepealt oma kodu eest, korista oma tuba ära, enne kui hakkad maailma päästma,
siis päästa maailm. Tea, et soov olla täiuslik varjab endast tõenäoliselt mõnd teist soovi, olla armastatud või vahest ka mitte surra. Loo silmside mõne puuga. Suhtu kõikidesse arvamustesse skeptiliselt, aga proovi igaühest neist leida midagi väärtuslikku. Käi riides nii, et see meeldiks sulle ja ka neile, kes sind ümbritsevad. Ära räägi kiiresti. Õpi iga päev midagi uut. Käitu inimestega hästi, enne kui neil avaneb võimalus halvasti käituda. Ära kanna kellegi peale viha üle nädala. Ära unusta, mis sind vihale ajas. Hoia oma viha välja sirjutatud käes ja vaata seda, nagu see oleks klaaspall. Siis pane see oma kogusse teiste klaaspallide juurde. Ole ustav, kanna mugavaid kingi. Korralda oma asjatoimetused nii, et need oleksid meeldivad, tasakaalus ja vaheldusrikkad. Ole vanade inimeste vastu lahke, isegi kui nad on vastikud. Kui vanaks jääd, ole noorte inimeste vastu lahke. Ära viska neid kepiga, kui nad kutsuvad sind vanaisaks. Nad on sinu lapselapsed. Ela koos mõne loomaga. Ära veeda liiga palju aega suurte rahvahulkade seas. Kui sul on abi vaja, siis küsi. Harjuta head rühti, kuni see saab loomulikuks. Kui keegi tapab su lapse, siis võta püss ja lase tal ajud välja. Kavanda oma päeva nii, et sul ei tuleks kunagi kiirustada. Näita välja tänulikkust neile, kes midagi teevad, isegi kui sa oled neile maksnud, isegi kui nad teevad sulle teeneid, mida sa ei taha. Ära raiska raha, mille võiksid anda inimestele, kellel on seda vaja. Arvesta sellega, et ühiskonnas on vigu ja nuta, kui avastad, et seal on palju rohkem vigu, kui sa arvasid. Kui sa laenad midagi, siis anna see tagasi veel paremas seisus. Kasuta plastist ja metallist asjade asemel nii palju kui võimalik puidust asju. Vaata seda seal toda linnukest. Pese pärast õhtusööki nõud ära. Rahune maha. Külasta võõrad maid, välja arvatud neid, mille elanikud on väljendanud soovi sind tappa. Ära oota, et su lapsed sind armastaksid, nii et tahtmise korral saavad nad seda teha. Mõtiskle spirituaalse maailma üle. Kui tekib õige tunne, mine veelgi kaugemale. Mis seal väljas, sees peitub. Laula vahel. Ära hiline, aga kui seda juhtub, siis ära vabanda pikalt ja üksikasjalikult. Ära ole liiga enesekriitiline ega liiga ennast kiitev. Ära arva, et progress on olemas. Ei ole. Mine trepist jala üles. Ära tegele kannibalismiga. Kujutle, mida sa tahaks, et juhtuks ja siis ära tee midagi, mis teeks selle võimatuks. Võta telefon vähemalt 2 korda nädalas hargilt maha. Hoia oma aknad puhtad. Destoreeri endas igasugune isiklik auahnus. Ära kasuta sõna destoreerima liiga tihti. Anna vahel oma riigile andeks. Kui see ei ole võimalik, mine mõnda teise riiki. Kui tunned väsimust, siis puhka. Kasvata midagi. Ära uita rongijaamades, pomisedes ja kõik saame surma. Pea oma tõelisteks sõpradeks inimesi eri elualadelt. Tunne heameelt lihtsate mõnud üle, näiteks selle üle, kui mõnus on mäluda. Kui mõnus on mööda selga alla voolav soe vesi ja kui mõnus on jahe tuulehoov, kui mõnus on magama jääda. Ära hüüata, tehnoloogia on suurepärane. Õpi oma lihaseid venitama, venita neid iga päev. Ära lase vanaks jäämisel end masendada. See tekitab tunde, et oled veel vanem, mis on masendav. Ja see luuletus läheb veel edasi. See tegelikult väga tore luuletus. Kõik ilmselt ei vasta tõele ja igal ühel on oma tee. Aga mulle meeldis selle asja juures üks nüanss. Ise vana hipi, kõike teinud, kõike näinud. Millest ta räägib? Peaaegu iga 10. rida oli sellest, et kuidas oma tervisest hoolitseda, kuidas olla terve, kuidas olla rõõmus ja tugev ja vapper ja näha asju heas küljes ja eelkõige ikkagi tervis. Ma olen siis mõelnud, et pagan võtaks, et kas tõesti see elu mõte ja olemine ja ka looming tiirleb siis tervise ümber, äkki või. Ja tõepoolest, nii see tegelikult ongi. Ja minu suureks üllatuseks jälle nüüd jõudes tagasi selle koha pealt seente juurde. Ma olen aru saanud, et seened võimaldavad meil tunda ennast väga hästi. Punkt 1. Miks? Selleks, et seeni saada, tuleb minna metsa.
jalutama, matkama, neid otsima, neid tuleb tundma õppida. Kui inimene tahab teada, millised seened ju kõlbavad ja millised ja kus nad kasvavad, tuleb pingutada oma aju. Aju teatavasti asub peas. Ja seesama luuletuski, miks ma ise luulet armastan, aju tuleb treenida ja luule on justkui selline jõusaal, millega oma aju treenitakse. Et soovitan kõigil oma mõtteid pingutada. Et niisiis ei ole seenel käimine mitte lihtsalt oma füüsilise kehas kuhugi metsa vedamine, vaid see on teadmiste kogumine ja ajutreening. Ja kui inimesel on aju treenitud, siis ta ei jää ka sellistesse halbadesse haigustesse, mis on tänasel päeval moehaigused. Inimesed on nii laisaks muutunud, et ei viitsi loomulikult enam metsa minna seeni korjama. Vähe sellest on küll paljusid neid retseptiraamatuid ja kõik teevad ägedalt, kokkavad igal pool ja nii edasi. Aga mõtle ise välja, proovi ise midagi. Et sellega on läinud asi natukene nihusti. Ja ma näen ise, et selles suhtes on seen meid väga, väga tublisti aidanud olla paremad ja tahakski nagu siis võtta selle asja niimoodi kokku, et kas oleme valmis mõnda seenepirukat sööma. Kas meil on seenepirukat pakkuda? No hüva, jaa, et selle loo lõpetuseks ma siis nagu ootaksin teie poolt võib-olla mõningaid väikseid täpsustavaid küsimusi, kui kellegil on, aga minu sõnum ja tervitus teile Sentelt oleks siis järgmine, et ärge magage maha, olge tublid ja minge metsa, ärge passige siin. Mis puudutab veel muuseas seda haigla ettevõtmist, siis mul on endal selline sisetunne ütleb mulle, et kui väga tahaks uskuda, et inimesed tegelikult ka soovivad olla paremad ja ma teen ise tegelikult päris suuri pingutusi, ma usun vähemalt sellest, et ma annan nendest kõik selleks, et luua seda maailma, nii-öelda seda teist maailma ja panna inimeste kujutlusvõimet tööle, et nad oma aju rakendaksid ja ei mõtleks ennast haigeks, et ikka pigem vastupidi, siis aeg-ajalt mul kipub lootus kaduma. Näen, et ikka jälle on nii-öelda see olmejama ja selline poliitiline virvarr ja ka ebakindlus ei lase inimestel tegelikult elust rõõmu tunda. Ma ütlen, et mis paganat siis nagu toimub, et ärge uskuge mitte kedagi, uskuge ikkagi ise ennast, see esimene emotsioon ja mõte on ikka kõige õigem. Ja ma väga loodan, et kui te natukenegi süübite nendesse piltidesse, need peaksid andma väikest enesekindlust. Minu näide muidugi ei ole eriti heast, mina olen maailma kõige haigem inimene, ma kogun haigusi nimelt. Et kaelaluu ei ole veel murdunud, muud haigused on peaaegu kõik olemas. Võitke ennast eemale, vaadake ikkagi pilte ja ärge uskuge mitte kedagi ja isegi mitte mind. Ja muidugi see samunegi koridoris passimine, mulle tegelikult väga meeldib see idee, et nüüd me saame tegelikult inimeste peal testida, ma ei tea, äkki saaks kuidagi mingisugusegi statistika teha, et kas Kuressaares väheneksid äkki haigused mingis plaanis või kuidagi, et kui kunstiteraapiline mõju oleks nii-öelda käega katsutav. Aga selge on see, et positiivse mõtlemisega lahtist reelu nurdu ei ravi, et tuleb ise ka tubli olla. Ja nagu ma enne seda luuletust lugesin,
et selleks, et maailma parandama hakata, tuleb kõigepealt oma tuba puhtaks teha. Et kui te nüüd koju lähete, siis alustage sellest. Kas ma saan kellegi uudishimu rahuldada mõne küsimuse näol või on kõik selge? Mul on üks küsimus. Jah. Et kuidas see koostöö pildi sünni ja pildi allkirja vahel sünnib, et kui pildi sünni võtab teinekord mitu kuud aega, aga kuidas see allkiri siis? Allkiri tuleb niimoodi. aga tegelikult ei tule. Tegelikult ei tule ja ma ei teinud nalja, kui ma ütlesin, et ma olen halb luuletaja. Ma olengi halb luuletaja. Minu luuletused on vahel väga lühikesed, näiteks lipsaja. Üksi või kahekesi. Et need pealkirjad on minu luuletused ja mulle väga meeldib sõnajõud. Et see on eesti keel, me kõik, igas keeles on kindlasti oma maagia olemas. Mulle meeldib eesti keeles, ma oskan teda kõige paremini, kuigi ta ei ole mu emakeel. Minu emakeel on võru keel. Kuni 6. eluaastani ma ei osanud sõnad eesti keelt. Ma läksin kooli ja sain õpetaja käest pragada. See oli vist isegi juba teises klassis. Oli mingi... See on see vana klassikaline lugu, et Juhan, tõuse püsti, loe, mis sa seal saad. Juhan loeb N, U, G, A. No mis sa said? Väits. Et ma rääkisin täitsa teises võtmes ja ma arvan, et see võru keel, see on võlurite keel, see kujundlikkus, millega seal need inimesed räägivad, see ongi natuke üle võlli, midagi öelda päris otse välja, et see on selline, ütleme, kõik on luuletavad. Ja et siis leida sellele pildile sobiv teeviit, et kuhu ma tahaksin inimest juhatada, kuigi Lembi enne rääkis, et ära näe vaeva, niikuinii igaüks näeb sealt pildis oma pilti, mis on kahjuks ka tõsi, sest et ma olen saanud väga huvitavaid ka vastukajasid oma piltide kohta, alates sellest, et näiteks, et üks vanem daam arvas, et ma olen väga religioosne kristlik kunstnik. Et kõik need pildid on väga kristlikud. Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, et seda võiks niimoodi vaadata. Ja siis üks Jaapani naine ütles niimoodi, et te olete terrorist, need seened on tuumapommid. Jälle mõtlesin, et uskumatu. Et mina olen ainult saadik, ma toon selle sõnumi, näen hirmsasti vaeva, tahaks hullult teistele rõõmu valmistada, tahaks selle käelise nikerdamisega näidata, et need maailmad on olemas, mida me siis nägime siin ekraanil ja ka raamatus. Et näete, olen juba ammu teinud neid. See oli graafik, see oli 4. eelmine raamat ilmus 2010. Siin on ainult graafika, aga selle raamatu üle on tõesti uhke. See saab, varsti trükitakse ära ka, praegu ta on ainult paarkümmend eksemplari lihtsalt nii-öelda. Saate pärast vaadata üleval. Et see on võimas tunne, kui sa näed neid asju, mida sa siis teinud, sest et ei mäleta, lihtsalt unustad ära. Kuidas? Osta ei saa täna Need on selle pärast üleval räägime, need on nii kallid, et need ma ei saa ise osta. Need on liiga vähe. Aga need tulevad müügile siis, kui nad lähevad trükikotta. Aga jaa, see pealkirjade asi, et sõnadega saab maalida. Piltidega saab ka maalida, selles mõttes, et kui sa lood selle pildi. Ja see on suur ime ja kuidas saab sõnaga muuta kogu nii-öelda tegevust. See on tegelikult päris kummaline. Aga ma ütlen, et mul ei ole tulnud, üldiselt ei ole tulnud pildi pealkiri enne. Et ikkagi pealkiri tuleb pärast, et illustratsioon on enne ja siis tuleb luuletus. Ja kuidas see tegelikult juhtus? Ma olin kuskil keskkooli ajal oli suur idamaade filosoofia huviline ja tutvusin ka siis zen maalimise meistritega. Te teate, mis on zen maalimine?
et see on siis nagu need dušimaalid kõige paremini, nii Hiinas kui Jaapanis nad olid väga-väga kõrgele tasemele jõudsid. Seal oli selline ideestik, et inimene on prügi, inimene on tähtsusetu, inimene on looduse ees null. Ja need kunstnikud, see kunstivool püüdis seda edasi anda ja siis tavaliselt kunstnik kirjutas ka sellele pildile oma väikse luuletuse. Noh, see pidi olema muidugi hea luuletus, mitte nii nagu mina. Nii-öelda jõuetult proovin luulekeelt edasi anda. Ja siis ma lihtsalt valasin selle oma nii-öelda võtmesse, et proovisin seda nii-öelda sellisel kujul ka teha, järgi aimata, õlimaalina. Aga jälle samamoodi, et nii nagu zen oma olemuselt on, et see tähendab seda, et kõik on kaduv, miski pole püsiv, kõik muutub, kõik vaheldub ja ka see kunstiteos ei ole oluline, see kunstnik tegi selle ära ja põhimõtteliselt visati minema, tuulde. Meie lääne tsivilisatsioonis on siis nüüd, on see ometigi natuke vastupidine, et kunstiteosest saab kaup või siis mingisugune muu objekt. Nii et pikk ja keeruline vastus, et jaa, sünnib enamasti ikkagi peale pilti. Ma ei kujutaks ette, et ma mõtleksin välja mingi sellise lause, eks ole, kas või näiteks, võtame siin seesama, et muutumine on raske, aga hea ja siis hakkan mõtlema, millist pilti sinna juurde teha. Ei, et kõigepealt tuleb kohale minna ja siis tuleb hakata D5-sid tegema. Kõik. Hea küsimusega lühike vastuse tahaks saada. Kuhu minna seinale talvel? Metsa. Kasvavad külmaseened, väga head söögiseened, kendude peal, limased, vastikud, maitsvad. Tavaliselt haava ja kase nagu surnud puude peal. Ja nad kasvavadki kusjuures detsember, jaanuar, veebruar parim aeg. See tundub uskumatu, aga see nii on. Ja neid külmaseeni on tegelikult veel, neid on mitut sorti. Et me ikka metsa, jah. No nii, kas on veel küsimusi? Ma küsiksin, et kunstistuudiogaleris on Tono Uitsulla vist eksponeeritud juba 15 aastat ja meie käest on küsitud ja ma küsin sinu käest, et kas sa oled ise käinud ka seenetripil? Kuidas need sinu tööd tulevad läbi tripi? Ja. Kui ma ei olnud neid võluseeni või neid maagilisi seeni söönud ja minu käest küsiti, et te oled selle laksu all nagu olnud ja nii ja naa ja mina ei teadnud, millest nad räägivad ja mõtlesin, mis asi see siis on. Ja siis ma sattusin Amsterdamis ja siis poodi, kus oli menüü, osta seeni, karbid, eks ole, seened sees ja siis seal oli alati selline menüü kirjas, et kas on nagu visuaalid või on mind või on mingisugune füüsiline siin, et sa nagu saad seda tugevust siis kontrollida, et kui sa tahad saada sellist rohkem nägemustega seeni, siis osta seda ja siis ma ütlesin, et ohoo, väga põnev, ma peaks ikka proovima ja ostsin siis ikkagi, et visuaalid peaksid olema põhjas, vaatasin, et nagu mind oleks all ja muu jama ka, et tahan ikka näha, et mis siis on, kõik räägivad. Sõin ära, meeldis, oligi väga lõbus. Ja väga kasulik, soovitan kõigile. Amsterdamis on see täitsa tavaline, aga ta ei ole selline asi, et mina seda seltskonnas ei teeks, sest sa näed iseennast lihtsalt nii absurdsena. Ja ütleme, et võivad tekkida, kui sa oled kogenud, siis ei juhtu sellest ka midagi, aga ma ei kiida heaks neid, kes on näiteks, mul on siin mõned tuttavad rääginud, sõime kärbse seeni ja nii edasi. See on mürk ja see, ütleme, et sa lihtsalt saad sellise, ma ei ole ise söönud, aga ma olen kuulnud neid juttusid, et sa saad selle mingi šamanistliku nagu kogemuse, eks ole, ja mitu korda sured ja siis sünnid, kellel seda vaja on, seda jama. Kui sa tõesti tahad seda tunda, mine koge, aga on hästi toredad, lõbusad seened, on kas või Eestis, kes tasvad need teravpaljakad, eks ole, sisse ja nendest ei ole ühtegi teaduslikult tõestatud surma teemat. Soovitan lugeda kusjuures Mari Järvelaidi artiklit Seenemürk kui meelemürk.
Ajakirja Akadeemia, ma soovitan teda ka kutsuda esinema, ta on suurepärane inimene, väga, väga tark, palju targem kui mina. Ja Ajakirja Akadeemia 7. number eelmisel aastal, soovitan lugeda, teeb teid palju targemaks. Ja see asja on viimasel hakatud väga palju uurima, ma ütlen, et seda ei pea tegema, sa ei pea neid pagana seeni sööma selle eesmärgiga, et lihtsalt ilmtingimata saada trippi. Aga ma toon selline näite. Mul emal oli kuskil 10 aastat tagasi, ta oli paha tuju. Noh, tead, tervis ja lahutus ja nii edasi, nii edasi. Ja tuli mulle küll, ütles, et kuule, sul mingit narksi on või? Ma tahaks proovida. Mul on kõigest savi. Sest davai, sööme seeni. Mul oli juhuslikult seeni. Sõime emaga seeni. Väga lõbus oli. Ema kogu aeg küsis, aga mis te naerate nii palju, mis siis nii naljakat on? Ise ka lõbus naeris. No see ei ole mingi selline asi, et inimesed lähevad hulluks, hakkavad põrandad lakkuma ja ma ei tea, vaipadega ringi lendama. No ei ole ju midagi sellist. Kindlasti on siin ka mõni, kes on söönud seeni. Ja mis oli kõige ägedam? Järgmisel päeval ema ütles, et ei, see oli isegi mitu päeva hiljem. Ema ütles, et mul on muidu kogu aeg see vererõhuga mingi igavene jama. Juba mitu päeva ei ole nagu üldse mitte midagi. Nii hea, kerge on hingata. Ja nii tore on olla. Et see on ravim, kui seda õigesti tarvitada. Mina ei ole siin praegu selleks, et propageerida seda. Ma räägin seda, mis on juhtunud, mis ma oma silmaga näinud olen. Aga kui ma ise sain nii-öelda need reisikogemused või mis iganes, ausalt öeldes loomingus ei ole see mitte kuskilt otsast aidanud. Ma avastasin selle, et see asi oli minu sees nagunii olemas. Ja see on tegelikult meil kõigis sees olemas. Et mõnes mõttes see on lihtsalt selline päästik, mis avab meie võimaluse näha maailma temas selles suuremas paletis. Liiga kammitsetud ollakse ja hirmunud ja ka muidugi ega siis riigivalitsejatele ja kui me räägime vandenõuteooriatest, et kusagil on suur onu, kes kõike kontrollib. Ega talle ei meeldi, kui inimesed on rõõmsad ja õnnelikud ja näiteks ei taha makse maksta, vaid tahavad hoopis minna reisile, võib raamatut kirjutada või pilti maalida või midagi muud toredat teha. No, ma arvan, et iga töö on tore, sest et ei ole ju vahet. Kui sa teed midagi sellist, mis sulle väga meeldib. Ja ainult siis ongi mõtet seda teha. Et suur tänu ka tõesti arstidele, kes teevad oma tööd kirega, et see on ka omamoodi kunst ikkagi näha inimese sisse ja anda teada, mis tal võiks viga olla, et siis terveks teha. Et see on väga äge. Tänu arstidele muuseas on need pildid ka ikkagi olemas. Ma oleks ammu ära surnud, kui ei oleks mul ravitud. Et mul on õnneks mul on näiteks Soomes on üks tuttav käekirurg ja ta ütles, et talle meeldivad pildid sellepärast, et siin on näha, et on tegemist ikka käsitööga. Siin me oleme ikka ametivennad. Et see on nagu väga lahe paralleel, aga täitsa tõsi, et kätega on tore asju teha ja võiks rohkem teha. Ei maksa häbeneda. Nii, pikk ja lohisev vastus. Kas said teha? Kui suured need tööd on, kui need õlivaani, millest need viimati näitlite, et nii kannatavad suurendada ja... Jaa, vaata, nad on väga detailselt tehtud ja see on väga lõbus tegelikult. Et näiteks võtame siit ühe pildi. See on originaalis ongi umbes nii suur. Noh, siuke motiiv, väga tore. Noh, põrsad, banaanid, tore. Aga siin võtame siis kõrval ühe teise pildi näiteks, vaatame, see on väga tore. Näiteks selline pilt. See on originaalis 2x6 meetrit. Aga see pole veel kõige suurem, olen palju suuremaid maalinud. Siin on näiteks üks pilt, mille suurus on 8x22 meetrit. Aga nad on kuidagi, ma ei tea, mul on mingi käe sees see selline fraktaalne mingi edasiandmisvõime, et neid võibki lõputuseni suurendada ja need lähevad, et see tuleb see samunegi, see muster järjest kordub ja kordub. Aga seda saab teha ainult ühel tingimusel, kui sa näed piisavalt palju vaeva ja paned selle pildi sisse infot, et siis sa võid seda lõputuseni suurendada. Ma usun, et siis tulebki
ongi äge. Kui sa teed oma tööd hästi, see on äge. Aga väga erinevad on. Ma teen ka päris pisikesi maale, nagu ülipisikesi. Siin on isegi jälle. See on väga hea raamat, siin saab kohe, ei peagi enam rääkima tulevikus. Võtke raamat, tugege läbi, vaadake läbi. Näiteks on siin loomade portreed ühest tundmatust loomaaiast. Näed, siin on, nad ongi enam-vähem nii suured, nad ongi. Pisikesed loomade portreed. Aga kui neid suurendada, siis nüüd on võimalik trükkida ka mingi paari meetri suurusena ja näevad ikka sama head välja. Selles mõttes on äge. Ju ma siis oskan midagi. No nii, täname Heiki Trollat. Kuulge lõpetuseks, et me oleme saanud täna emotsioone siin all, eriti viimase poole tunni jooksul. Aga igalt loengult on otstarbekas kaasa võtta ka mõni mõte. Ja tavaliselt esinemised on väga korda läinud, kui sealt ühe mõtte sa kaasa võtad. Täna ma usun, et me ei saa rääkida ühest, et me peame korrutama seda, ma usun, et 20. Aga siiski ühe ma markeeriks ära, mille mina kaasa võtan. Ja see on see, et Aadama õun on Aadama seen.